Jaanilaupäevast ja pühadest on tänaseks jäänud aastal 2017 veel meenutused. Aga meenutada võib ja vaatame ka tulevikku, võib-olla just tervise teemadel. Mul on hea meel öelda tere hambaarstile, ikkagi meedikule, Maia Matšienasele. Tere. Aga täna alustaks siiski tervise teemadel, et nagu äsja nägime, oli ka väike meenutus jaaniõhtust ja kuidas teile tundub, kas need pühad ja see suur jaanitamine, kas see mõjub ka meie rahva tervisele või kas tänasel päeval oleks vaja tõsiselt tegeleda tervise taastamisega? Tegelikult on eestlastel väga vahva olukord, kus käsikäes käivad kaks väga suurt püha. Üks on 23. ehk võidupüha ja teine 24. siis nagu jaanipäev. Ja erinevad inimesed ilmselt tähistavad neid pühi isamaaliselt, aateliselt või teisipidi siis võib-olla ka natuke, kuidas öeldakse, eelajalooliste traditsioonide järgi. Põhiline, mis neid ilmselt ühendab, on see, et pered saavad kokku. Ja arvata võib, et kui kõik saavad kokku ja kaetakse üks ja ühine pikk laud, siis võib juhtuda, et läheb suuremaks söömiseks või ka natuke rohkem joomiseks. Et selles suhtes jah, peale jaanipäeva inimesed ilmselt peaksid rohkem kasutama aega, et olla värskes õhus, juua rohkem vett. Meie oleme soovitanud juua hommikuti aluselist vett ja ütleme selles mõttes vett, mille pH on 9,8 või natuke rohkem kui 7. Ja ma saan selle vee kus koha? Selle saab erinevates kaubanduskeskustes natuke põhjalikumat uurimistööd tehes. Ja kindlasti ma olen soovitanud üldse kogu suve jooksul kõigile Eestimaa inimestele. Sööge seda, mida te ise kasvatate ja kui ise ei kasvata, siis hangige seda, mida teie naabrid ja sõbrad kasvatavad. Ja siis tuleb vitamiini ja tervist kohe nii, et mühinal. Ja väga lihtne nõu, tähendab lihtsalt täidetav nõuanne. Aga Maie, jõuame nüüd hammaste juurde ka. Teie võib öelda ikkagi üks elumissioon on Eestimaa inimeste hammaste eest hoolitsemine. Teil on lausa 3 kliinikut praegusel hetkel. Hetkel küll, jah. Ja alati küsitakse ikka, et kuidas on meie inimeste hammaste tervist, siis öeldakse, võiks olla parem. Kuidas teie oma patsientide pealt näete? Ma saan praegu rääkida Tallinn-Harjumaa inimeste hammastest, ütleme mingist osast sellest, keda me näeme, sest meil on 3 kliiniku peale kuskil ligi 14 000 patsienti ja nende hambaid me näeme aeg-ajalt. Mõned on väga korralikud, mõnede kaarti avades selgub, et nad on näiteks käinud 4, 5 või 6 aasta tagant korra hambaarsti juures, kõike juhtub, see on elu. Et selles mõttes ma hindaksin nii, et need inimesed, kes kas käivad, on käinud või nende peas on olemas see koht ja see aeg ja võimalus, mille nad endale on leidnud, siis see olukord on suhteliselt kenasti kontrolli all. Et on veel vanast ajast, vanema aja mõtlemisega inimesi, kes ütlevad, et nad nii väga kardavad. Nad teavad ka ise ja ütlevad kindlalt, et asi ei ole ka võimaluse taga, vaid nad ise lihtsalt väga kardavad. Ja siis on üks osa inimesi kindlasti, kellel on ka võimaluste taga. Ja see on see osa, see on kõige kurvem koht tegelikult. Jah, see on kõige kurvem koht. Ja see on see osa, millest meie nagu Hambaarstide Liidu tohtoritega oleme püüdnud siin Haigekassale Sotsiaalministeeriumile selgeks teha või et mina ütleks hästi lühidalt, et me tahaks selgeks teha seda, et hambad on inimese tervise lahutamatu osa. Kahjuks Eesti Vabariigis on inimese tervis, mis puudutab perearstisüsteemi, on nagu üks osa ja hambad on arstide ja patsientide mure. Et hambad ei ole just nagu praeguses tervisesüsteemis inimese tervise lahutamatu osa. Aga teie 3. kliinikud, mille te avasite üsna hiljuti. Ja see on päris uus. Inimesed leidsid kohe, patsiendid leidsid kohe tee selle juures. See asub Narva maanteel teil, jah? Nad leidsid selle üles, ütleme siis niimoodi, et see kliinik sündis iseenesest juba vajadusest, kuna meie eelmises kliinikus ehk Olümpiahotellis patsientide hulk kasvad nii suureks, et seal oli juba üle 8000 patsiendi, et me otsisime väljundit. Selles suhtes kliinikud ei sünni nagu või meie kliinikud ei ole sündinud lihtsalt tühja koha peal, vaid tegelikult nad on samamoodi sündinud nii-öelda patsientide usaldusest meie vastu siis või sellest, kuidas neid tuleb järjest juurde, mis on iseenesest ju väga tore. Ja siis nii ongi.
ma arvan, et kõige levinum probleem on ikka hammaste parandamine. Kõigi teenuseid on ju väga palju erinevad. Hambakivi, siis hammaste valgendamine, igasugused muud iluprotseduurid. On nii, et kõige rohkem ikka tullakse lihtsalt plommi panema või? Ikka tullakse. Loomulikult see on kõige inimlikum, sest nagu me läbi huumoriprisma ikka ütleme, see on ikka kole ka, kui kartulhambauku kinni jääb. Ja patsient saab sellest kõige lihtsamalt ise aru, niimoodi hästi laias laastus öeldud. Aga aitäh teile täna sellisel teemal, alati aktuaalsel teemal meil siin rääkimast ja väga häid ja paremaid hambaid meie patsientidele. Aitäh ja tänud kutsumast. Tänan teid. Aitäh. Meiega läheme edasi iluteemadel ja vaatame, kes valiti sellel aastal Mrs. Estoniaks ja Mrs. World Estoniaks.